hommikustrenni läksime siis Boca Ratoni kaubanduskeskusesse. Käisime seal veits ringi, vaatasime poodides, mis põnevat on. Ostsin endale uue prilli, ega ma niisama ei ole siin prillidega toas, vaid ostsin uue kiire prilli endale Oakley poest. Vaatasin, nillisin neid metaprille ka seal, aga kuidagi ikka otsustasin, et ei võta neid. Ei hakanud mõtlema, kui palju neid reaalselt kasutad, kui kaamera on olemas ka ja telefon olemas ja nii edasi, et siis mõtlesin, et praegu ei hakka võtma. Hommikul tegime sellise kergema trenni, laupäev muidu üldse vaba kava päev saalis. Ei ole ametliku trenni, on küll 10 conditioning, aga conditioning treener ütles, et nad teevad väljas jooksu palju, siis ma ütlesin ise endale, et ei taha pigem väljas jooksu teha, et hoian enda põlvi veits, vähe jooksnud ka praegu. Seega otsusen teeme ise hoopis trenni, kuna mul juba see, nagu näete, küünarnuki sleeve on jälle peal, hoian ilma peal ja siis natuke parem õlg on liiga saanud, siis mõtlesin, et täna teeks veits kergema trenni, et maadelda midagi sellist ei taha, et teeme natuke lapa löömist, et tegime Krisiga mõlemad 4x5 lapat. Siis läksime kaubanduskeskusse, nüüd kodus, väike chill. Hiljem veel poodi, ostame head ja paremat, sest õhtul toimub UFC 328, Hamza Chimaev ja Sean Strickland. Nii et väga ootame seda fighti, meeletu haipstel on olnud, pressikad tagid on ikka väga vingenud kõik ja see on üks suur pluss, kui nad Ameerikat saab vaadata sellist UFC-d laivis. UFC prelimsid on laivis praegu Grant Dawson ja Mattias Rebeski. Kell on 8, Eestis 2:58. Praegu just tegime õhtusöögi, hea lihtne. Kiirnuudlid, 2 keedumuna, Pepsi Max ja UFC laivis. Kuidas on, Kris? Liiga hea. Käisime just Cheesecake Factory's. Proovisime legendaarse Ameerika koha ära. Võtsime mõlemad cheesecake'i. Väga hea oli, obviously, aga räigelt magus, nii et ei jõudnud isegi tervet tükki ära süüa. Täna tulime Miami peale, jalutame siin veits ringi ja vaatame, mis toimub. Miami Beach. Selline jõusaal siin valikus olemas. Põhimõtteliselt kõik vabad raskused seal konteineris, kangid, erinevad hekspaarid, värgid, kõik asjad olemas. Seal veel paarid ja niisugused jõudu teha, pluss veel seal taga võrkpäev väljakad, kõik muu. Nii et full pauk välijõusaal põhimõtteliselt, kui siia tuleb, saad kõik ära teha ilma, et peaks tegema kuskil jõusaalis subscriptioni, nii et päris mega. Kell on palju, aga mõtlesin, teen teile väikse update'i. Eile siis esmaspäeval oli hommikune trenn striking pluss lõppu natukene ka grapplingut. Tegime kombosi, tegime veits drille ja lõpus tegime bodylockist põgenemisi ja siis lõpus veel natuke live round'e peale. Ja eile õhtune trenn pidi olema striking nagu K1, jalad, käed, põlved, aga kuna treener pidi ära olema, siis oli hoopis tund aega boksi, kus tegime samuti erinevaid kombosi ja drille ja lõpetasime korralikult boksikoti tööga. Korralikult tummine päev oli eile ja täna hommikul oli 5x5 MMA sparr ja lõppu veel 2x5 grapplingut ja see oli selline tummine andmine, kus kui tegid 5x5 ära, siis mõtlesin, et ai, nüüd hea meelega slangiks need grapplingu roundid ja puhkaks, kuna keha oli juba nii läbi, aga surusime ilusti ära need roundid ja tegime korralikult töö lõpuni. Ja nüüd õhtul oli meil MMA, pigem siuke maadluspõhine jälle, et paarisega koos siuke aretamine, et kindlad käed, natuke löömist, lähed shoot'id takedowni, siis kas viid paarise maha või paari natuke kaitseb, mis iganes, et siuke nagu aretamine ja siis treenerid käivad, annavad sulle mingid näpunäited, annavad sulle mingeid siukseid ideid, siis katsetavad aretavad neid seal ja siuke hästi palju siukest ise nagu tegemist, aga samas kogu aeg treenerid käivad ringi, õpetavad sind ja annavad sulle häid juhiseid, mida siis jälgida, mida paremaks teha oma mahaviimistega, kas või käsi rohkem sisse panna või mis iganes on, et siuksed nagu väiksed detaile.
ja lõpetasime jällegi boksi kombodega. Nagu ütlesin eelmine nädal, siis see nädal tõstame intensiivsust ja kohe annab keha ja vaim mõnusalt tunda, et eile oli väga raske päev, täna hommikul raske sparring, 7x5 tööd ja siis nüüd õhtul enne õhtust trenni oli juba keha päris valus, tõmbasin ka mingi siukse selle tiiba koha, mingi vahelise lihase ka veel ära, siuke mõnus närvikas, aga see on õnneks hea asi sellega, et kui see saab soojaks, ta tunda ei anna, nii et lihtsalt kui jahtud maha ja hakkad sooja tegema, siis on väga ebamugav. Aga päris huvitav on ka see, et siin kõige rohkem võib-olla meile nagu juhiseid ja meid õpetanud on Robbie Lawler, kes oli siis welterweight'i kaalu champion UFC-s ja ta on üks vend, kes on kõige rohkem üllatanud selle koha pealt, et ta fightides tundub olevat selline brawler, siuke kakleja, aga tegelikult on mees mega detailne, mis on obviously loogiline, kuna ta on champion on ju olnud, aga tegelikult on mees ülidetailne, täielik nagu selle spordi fänn ja fanatt ja see on näha, et ta teab igast väikest detaili ja ta on väga palju andnud siukest ägedaid ideid ja ägedaid mõtteid ja täna ka enne õhtustrenni ütles mulle, mida ta tahab, et ma täna harjutaksin trennis, et siuke väga äge, et selline legend viitsib meie kahega tegeleda nii palju ja meid nii palju aidata, et see on tõeline privileeg ja mega tänulik talle, et täna ka peale trenni rääkisime tema mingitest fightidest ja siuke näpista mind moment on see, et räägid sellise vennaga, ta oled telekas vaadanud, räägid juttu ja ta annab sulle juhiseid ja räägib sulle mingitest fightidest, kuidas tema tundis, mida tema mõtles, et mega äge, aga jah, selle contentiga on siin nii, et nüüd eriti kui tõstsime intensiivsust, siis trennides filmimine on väga keeruline, ei taha filmida üldse, ei viitsi selle peale mõeldagi, nii et kuulete mind arvatavasti palju niisama lobisemas ja ongi sellised update ja muud elu filmimas, et saan aru, et kõik tahaksid näha neid Ameerika trenne siin, aga see lihtsalt on liiga keeruline kahjuks seda kõike teha, et lõpuks tulime seda tööd tegema ja see on main thing, et areneda, saada paremaks, järgmine Raju 20, oktoobrikuus näidata uut, võimsamat ja paremat versiooni, seda versiooni, millega inimesed on harjunud. Aeg vastata siis teie poolt esitatud küsimustele. Esimene küsimus, kuidas nii retsiks vennaks saada? See on väga lihtne. Sul on vaja distsipliini kõvasti, taluda rutiini, valu, mis selle spordiga kaasa tuleb ja neid raskeid trenne ja siis äkki on lootus saada nii retsiks vennaks. Kas sind saab jälle puuris näha Raju 20? Jaa, muidugi. Mul ei ole veel vastastest mingit juttu olnud, arvan, et siin suvel teisel poolel hakkab tulema mingid variandid. Praegu lihtsalt valmistume, areneme ja 10. oktoobril loodetavasti näete mind tugevamini kui kunagi varem. Kas elus on ette juhtunud ka mõni marisend, kellele tahaks lihtsalt kelku anda? Vägivald ei ole lahendus, ütlen mina. Kas USA's trennide ülesehitus on sama või on võrreldes eelmise korraga midagi muutunud? Trennid on nagu selles mõttes samad, mis ma arvan meie jaoks kõige suurem muutus on see, et seekord pööratakse väga palju tähelepanu meile, õpetatakse palju, antakse väga palju tagasisidet ja me oleme veel rohkem tiimis sees. Kas USA's on raskemad trennid kui Eestis? Kui jah, siis kuidas? Jaa. Raskust selles mõttes, et raskeid trenne saab igal pool teha, aga mis teeb USA eriliseks ongi see kvaliteet, mis saalis on, et see on nii kõrge nii treenerite kui ka treeningpartnerite näol, nii et jaa, USA on rasked trennid, meil läinud natuke aega siia sisse elada ja harjuda selle intensiivsuse ja tasemega, aga ma arvan, me saame mõlemad Kristjaniga väga hästi hakkama siin.
kui palju vaba aega trennide kõrvalt on, et Miami linnas ringi käia ja soovitan ka Key Westi soovituse eest. Loodetavasti jõuame seal käia. Aga nädalavahetusiti on rohkem aega. Nagu näiteks täna hommikul oli meil vastupidavuse trenn, tund aega, kell 11 läbi ja nüüd terve ülejäänud päev on vaba ja pühapäev on täiesti vaba. Nii et kui teha 2 trenni päevas, nagu me nüüd viimane nädal tegime, siis on ikkagi päris tihe graafik ja päevad ikkagi lendavad väga-väga kiiresti. Nii et omajagu vaba aega, aga enamus vabast ajast läheb ikkagi taastumisele, et niisama chilli, mis siin nii palju ei ole, kui ainult siis ongi pühapäeviti. Kui on palju hard sparri, meil on sparrid 2 korda nädalas, teisipäeva hommikul suurte kindlastega 5x5 MMA, 2x5 grappling ja siis neljapäeviti 5x5 MMA spar ja 2x5 grappling väikeste kindlastega. Nii et omajagu ei ütleks, et selline nagu laamendamine, et me lõhuksime üksteist, aga ütlen, et selline piisavalt intensiivne ei ole lahja, ei ole ka lõhkumine, et keegi proovi üksteist nokki lüüa, kui lüüaks keegi maksast ära, aga mitte peast. Kes Kilcliffis sel korral kõige raskem trennikaaslane? No, kõik on rasked selles mõttes, et kergeid raunde siin ei ole. Kõigiga pead tööd tegema, kõigil on oma mingi asi, mille pead lahendama, mille pead nagu üle trumpama, aga võib-olla kes mulle on kõige rohkem raskusi tekitanud, on praegu üks Tadžikistani sportlane, kes on UFC-s lightweight 11-0. Tema on mind korraga rüsestanud siin maas ja ka püsti andnud mulle korraga minna, et väga-väga hea tasemega sportlane ja temaga on väga-väga põnevad raundid olnud. Kuidas oled suutnud hoida nii eeskuju väärilist peresuhet suure koormuse kõrvalt? See tundub oled nagu kompliment, nii et kõigepealt aitäh selle eest. Ma arvan, et kõige tähtsam on hea kaaslane. Kaaslane, kes usub ja toetab sinu unistusi ja eesmärke ja saab aru, miks sa seda teed. Lisaks sellele pean mina ise näitama talle, et see kõik on nagu toetamist ja uskumist väärt. Et ju siis mina olen oma kaaslase ja suudnud oma tegudega siis suudnud talle tõestada, et see on unistus, mida me koos jahime, et see on seda väärt. Ja nii, et me mõlemad ohverdame selle nimel, et me jõuaksime sinna, kuhu me tahame jõuda. Nii et jaa, hea kaaslane ja samamoodi ka see, kelle unistus see on, peab suutma oma kaaslasele selle maha müüa ja panna teda uskuma, et see on võimalik ja see on õige tee. Kuidas näeb välja nii-öelda off-season või kas on üldse aegu, kui ei treenigi üldse? Ma arvan, kõige rohkem, millel ei treeni üldse, on ma arvan peale fighti. Tavaliselt võtavad sportlased 1-2 nädalad täiesti vabaks. Enamus sportlased mängivad tavaliselt koormustega, kui on nii-öelda off-season, siis tegeletakse asjadega, millega võib-olla treeninglaagri ajal ei jõua nii palju tegeleda. Näiteks toome näite, et tegeled rohkem oma grapplingu poolega ja teed sa detailsemalt ja võib-olla ei ajaga trennis sellist intensiivsust taga, vaid pigem ongi arened, uurid, mõtled, aretad mingeid uusi asju. Et see ei pea olema väga intensiivne töö, aga off-season selles mõttes, et ta paar kuud pausi ei saa keegi teha, see ei ole reaalne. Sport areneb nii kiiresti ja pidevalt, kui tahad olla parim, pead olema kogu aeg saalis ja kogu aeg tööd tegema. Seda aga ma näen siin saalis, et mehed on kogu aeg saalis, pole vahet, kas on fight või mitte. Kogu aeg saalis ja see on ka minu enda mentaliteet olnud kogu aeg, et sa pead tegema tööd, kui tahad olla parim. Kui sul on kickboksi taust, siis miks sa püsti olles jalalööke väga kasuta? Väga hea küsimus ja väga hea tähelepanek. Tõesti, kasutan vähe ja peaksin kasutama palju rohkem ja ka viimasel olen sellest aru saanud, et pean hakkama neid veel rohkem kasutama, et mingid hetkel neid jäid natuke tahaplaanile, kuna mul püüti low kicke ja middle kicke päris palju kinni, sealt tekkisid halvad maadlusolukorrad, siis tundus olevat targem mingil hetkel natuke muuta seda ja keskenduda rohkem kätega tööle, põlved, front kickid ja siis calf kickid, aga nüüd ma tunnen, et on vaja kogu komplekt jälle kokku panna. Millele enim selles laagris tähelepanu pöörad? Kogu MMA-le. Korra ma mainisin Robbie Lawler näiteks on, mis nagu MMA teadmised tal on, siis ma lihtsalt proovin saada nii palju infot siit kui võimalik igas aspektis. Maadlus, grappling, lukumaadlus, püstivõitlus. Ma proovin kõige kohta saada võimalikult palju infot, võtta see omaks nagu svamm, imeda kõik sisse, minna koju ja siis tegeleda nende samade probleemide või ideede või murede, mis iganes asjadega edasi ja arendada neid kodus, tulla ühel hetkel jälle tagasi saada, jälle siuke hea nagu tagasiside siit ja jälle ja niimoodi see asi käibki, et see ongi treeninglaagri mõte. Nii ma proovin saada kõike nii palju kui võimalik ja arendada kõiki asju. Mida oma esimesest kaotusest õppisid ja mida edaspidi paremini tegema peaksid?
peaksin kaitsma kaela paremini. Ilmselgelt on seal väga palju nagu etappe, mis läksid valesti. See, et ma kaotsin lukuga on üks asi, aga ma tegin juba enne väga palju asju valesti, et sinna olukord üldse sattuda. Nii et arvan, et mu treeneritel on väga hea visioon ja minul on väga hea visioon, mida me peaksime tegema, mida me peaksime arendama. Ja selgelt on vaja grappling saada veel paremaks, on vaja maadus saada paremaks, on vaja püsti saada veel efektiivsemaks. Ma olen väga elevil, mis on tulemas ja ma võiks öelda väga palju asju, mida ma õppisin ja mida ma tegin ja kõik, aga lihtsalt öelda niimoodi, et eks me järgmistes fight'ides näeme, mida ma suutsin õppida ja kas ma suutsin õppida. Nii et lasen oma tegudel rohkem rääkida kui oma suurte sõnadel. Miks just Ameerika? Sest et America, baby. Make America great again, sellepärast, et MMA on nii populaarne siin. See on nii populaarne siin ja UFC on ka ju nagu Ameerikas, nii kui tahad kunagi jõuda UFC-sse, siis on loogiline treenida kohas, kus põhimõtteliselt nende kontor on. Et see on väga populaarne siin, sul on väga suur valik treeningpartnereid, ta on treeneritel on mega suur kogemus, treeningpartneritel on mega suur kogemus, sul ongi. Siin on kõik olemas, et jõuda maailma tippu, sellepärast Ameerika. Ja sellega ongi järjekordne vlog lõppenud. Aitäh kõigile vaatamast. Lükka like, lükka subscribe, kui sa seda veel ei ole teinud. Meil on nädal aega jäänud veel Ameerikas grindida. Naudime siin päikses Floridas igat sekundit, võtame maksimumi siit ja varsti juba kodus tagasi. Jätkame tööd, grindime, et areneda veel paremaks ja mis seal ikka, näeme järgmine kord.